aeg on meie iganädalasel topise tabeli lahkamisel teha nüüd üks väikene jutuajamine, intervjuu sellel nädalal kõige rohkem tähelepanu pälvinud inimesega ja seekord saame rääkida ühe vene mehega. Arhangelskist on tema pärit ja nimi on tal Dmitri Medvedjev. Ja miks on tema meie huviorbiiti sattunud? Ikka sellepärast, et pühapäeval peeti ta Moskvas Punasel väljakul kinni, kuna ta siis käitus miilitsate arvates kummaliselt. Ta kandis sellist linast hõlsti, silmaalused olid tal briljantrohelisega roheliseks värvitud, siis oli tal peas selline kohvikannu soojendaja ja kõige otsas punane helkur ja mees siis käis ringi Punasel väljakul ja pälvis seal tähelepanu. Mendid ütlesid, et ta käitus kummaliselt, aga tegelikult oli ta väga hästi välja ja läbi mõelnud ja planeerinud siis oma käitumise. Tegu on siis Arhangelski mehega, kes esindab armastuse ja pohhuismi parteid. Lühimalt siis öeldes armastuse parteid. Tere hommikust, Dmitri Medvedjev. Привет, товарищи. Teil on samasugune nimi nagu siis Venemaa endisel presidendil, Dmitri Medvedjevil. Kas te olete kuidagi sugulased ka? Alustame sellest, et tegelikult on temal minu nimi. Seepärast, et armastuse ja pohhuismi partei kui selline on ikkagi palju vanem kui üks puhamieline NLKP või NKVD või KGB või midagi sellist. Lugupeetud Dmitri, kõnelge meile, mis seal Punasel väljakul siis toimus, millega te pälvisite miilitsate tähelepanu, kelle poolt või vastu te protestisite ja mis asi selline on armastuse ja pohhuismi partei? No kust nüüd alustada, mis me tegime seal? Mis me tegime? Meie armastuse ja pohhuismi partei oleme me armastuse ja pohhuismi poolt. Ehk me armastame tegelikult kõiki ja samas on meil ka kõigist väga pohhui. Väga hea. Armastame ära ja pohhui. Ja minema. Ja pohhui, da. No tulime meie siis ka lõpuks maalt välja. Tahtsime rääkida inimestele, et aitab sellest maailmakorrast, mis praegu on. Aga meid võeti kinni, kuna nagu te sealt artiklistki lugeda võite, olevat mina imelikult käitunud ja teinud imelikke hääli. No mis jutt see on, Jaa, see on nõrk jutt. Ma tegin vaikselt häält, et minul tähelepanu tule minule peale. Tegin vaikselt seda häält, teate seda Arnold Schwarzeneggeri filmi Predator? Tean. No vaat see Predator. Seda Predatori häält tegite? Seda jah, niimoodi. Vaikselt tegin, aga kuna oli mul mikrofon väga lähedal, ruupor oli mul sõbral käes minu kõrval, kostus läbi, ilmselt arvasid, et olen Predator. Ja mõjun ihvardavalt ja sellepärast veeti kõige mind kinni. Ja mina olen aru saanud, et tegelikult te seda Predatori häält tegite siis ansambli Bussirajot toetuseks, kes on praegu siis vangi pandud ja kas ei olnud see siis Bussirajot ühe kõvema hiti järgi see teie Predatori ümin ka? Absoluutselt, niimoodi on semplinud seda sama soundi ja oma kuulsas loos Putin maha. Ja me tulime nende tegelikult peale selle, et lihtsalt oma lehti seal jagama. Tulime ka, ütleme siis, kontserti kuulama, Bussirajoti kontserti. Ja kogu selline, ütleme, väiksed asjad kokku siis põhjustasid sellise suure, ütleme siis, nagu soomlased ütlevad, tabahtuma. ja see heel, meie flaierid, see kontsert ja kokku tuli nüüd nii, et mina olen nüüd haud, mina pean minema uuluma ja mina olen nüüd kõigi vastu. Ei ole. No see on Venemaal levinud praktika, et teisiti mõtlejad ja tõerääkijad pannakse esmalt ikkagi psühhoneuroloogia haiglasse. No vaadake, noormees. Kuidas ma saan olla teisiti mõtleja, kui meil on olemas armastuse ja pohhuismi partei ehk Teil on lihtsalt pohhui. Ühelt poolt me kõiki armastame. Samas, ütleme, teises meie dogmas, meil on kõigist väga pohhui.
mõlemad äärmused on täidetud. Me oleme kõigi poolt ja samas, kui vaja, kõigi vastu. Ei saa olla konflikt. Ei saa. No, mis toimub, ma küsin teie käest, Väga hea küsimus, Dmitri. Minu arvates toimub ikkagi, vaba ajakirjanduse ahistamine, kuna tegelikult ajakirjanikul on õigus ikkagi raha vastu võtta ja kirjutada ka seda artiklit, mis temalt tellitakse, on nii? Absoluutselt, sellest ka meie räägime. Nagu artiklis öeldud, meie toetame prostitutsioonset ajakirjandust. Kes maksab, see saab ka artikli. Väga õige. No, a milles on probleem? Kes ei saa aru? Putin. Ei saa aru. Tal ei sobi mitte midagi. Nii kui minul vilkur peas, meik peal, kohe jaama lahti, hull predaator tulistab laseritega meil pooleks kõik, bože. Aga Dmitri, öelge palun, miks teil see vilkur peas on? No kuidas, mis küsimuses? No mina muidugi tean, aga Eesti rahvas, kes kuulab praegu, nemad ei ole teie tegemistega nii kursis ja palun valgustage neile. No, ma toon sulle väga sellise triviaalse näite, okei? Palun väga, jaa. Okei. Ütleme nii, sa oled ka siukene vanema meesterahva hääle, kas sa oled elanud NSV Liidu ajal? Kahjuks küll, jah. Nii, sul oli sel ajal mitte palju asju, oli? No, mõned olid. Plekist ja rauast mänguasjad. No vot, ja kui midagi said endale sellist, mida üldse pole... Suured poisid võtsid ära ja tegid kohe katki. No seda ka, aga ega sa ei viisanud ära asja, sa panid asja kuuri. Panin, või keldrisse, siiamaani on alles. No vot, ja minul ka sain endale vilkuri. Ei tea kust, ei mäleta, netsu paberi vastu võib-olla või midagi siukest. Ja ma ei viska ära vilkurit. No muidugi. No kaks tak. Ja vilkur on, ja pole autot. Ja isegi kui automobiil on, ei saa vilkurit peale panna. Militsia võtab maha, ütleb, što on ju? Kuhu ma panen vilkuri? Elan väikses kvartiiras, kuhugi pole midagi panna. Panin vilkuri pähe. Ainuke koht, seal pole isegi juukseid. No aga milleks? Juustest on teil ükskõik, eks ju? No ongi. Ja panin vilkuri pähe, sest pole füüsiliselt kuhugi panna seda. Ma saan aru sellest. Ma saan sellest aru. Ja nüüd, ega ta ei vilku mul. Ei vilku. Ta lihtsalt on mul peas ja käin ringi ja väga mõnus on. Inimesed küsivad, miks vilkur peas? Ütlen armastuse ja pohhuismi pärast. Aga ja saan kohe tutvustada endale või teistele inimestele ka oma siis maailma vaate. Dmitri Anatoljevitš Medvedjev, siis Arhangelski armastuse pohhismi partei osakonna juht, et millised sammud nüüd siis edasi tulevad? No teie protest suruti ikkagi vägivaldselt maha, võib öelda, kuidas edasi lähete? Kas ei ole mõelnud selle peale, et näiteks poliitilist varjupaika kuskil paluda ja siis piiri tagant ikkagi Venemaa asja edasi ajada? No kus ma piiri taga? Venemaa on minu armastus. Kuhu ma piiri taga lähen? Ega ma ei tule Eestisse ega Leeti. No kuulge, teil on seal ju natsid kõik, Seda küll, ma ise ka olen niimoodi. Harrastusnats. Mis meil veel piir on? Soome. No kapitalism. Nii et. Kuhu ma lähen? Kasahstan, Mongoolia. Türkmeenia. No vot, kuhu ma lähen? Ei ole Venemaa tuleb asjad korda teha. Tuleb edasi, istun seal oma kongis, armastan kõiki, samas on pohhui, midagi ei söö ja vilgutan oma vilkurit ja ootan, millal tuleb valge laev, Hea mõte on ju. On küll hea mõte. Dmitri, ma sooviks teile lõpetuseks midagi head, aga ma saan aru, et te nagunii vastate mulle oma partei sloganiga selle peale, on ju nii? No proovige. No aga soovin teile jõudu võitlemaks siis selle valitseva Putini Medvedjevi kliki vastu ja ikkagi, et vaba ja kinni makstud ajakirjandus oleks siis au sees Venemaal. Jõudu! Люблю тебя, товарищ. А самос похуй. Aitäh teile! Nägemist!